Tere! Mina siis ja Ingrid Justiits- ja Digiministeeriumist juba 6. kuud. Meid varem olime siis MKM-is kogu selle digiriigiga. Programmijuhina 13 aastat sellega toimetamas, et selle sündmusteenustega on alati selline tore lugu, et kui ma kellelegi tutvustan, et mida ma teen, et ma olen sündmusteenuste programmijuht, siis alati küsitakse, et mis pidusid ma siis korraldan. Aga tegelikult pidusid ma päris ei tee, kuigi sündmusteenuste puhul või elusündmusteenuste puhul osade sündmustega küll peod võivad ka kaasneda. Et mis see, paneme siit edasi, et mis need elusündmusteenused siis üldse tegelikult ongi inimese elukaarel toimuvad erinevad sellised oodatud või siis nagu mitte nii oodatud sündmused, suured, ütleme, abiellumine, lahutus, lapse sünd, noortel kaitseväekohuslaseks saamine, lähedase surm, selline mitte nii tore sündmus, mille puhul siis olemegi Eesti ees tegelikult kokku toonud need omalt poolt. Mida me siis tegelikult oleme proovinud nende elusündmustega siis lahendada või mis see nüüd see mure oli meid, miks meil seda visiooni ja suurt strateegiat vaja on. Et tegelikult see kõik algas juba 5 aastat tagasi. Siimu siin veel juba on, et Siim Sikkut on natukene kogu selles asjas nii-öelda süüdi ja nüüd ka selles uues hariduse plaanis. Et selline elusündmuste plaan või visioon mõte tekkis juba siis, hakkasime sellega vaikselt pihta, tuli meil rahastus Euroopast ja taaste- ja vastupidavusrahastu, kui oli koroonakriis. Ja seal siis tegelikult sellise PVC ja Trinidad tegi sellise analüüsi, et mis need elusündmused üldse endast kujutavad, kuidas seda kõike siis meie Eesti riigis nagu toimetama peaks või ei peaks. Ja sealt me niimoodi oleme liikunud ja siis eelmisel aasta suvel hakkasime mõtlema, et tegelikult et natukene on see kogu see analüüs juba vananenud ja et meil oleks sellist uut sihti ja visiooni nagu vaja, et kuhu me siis edasi liigume. Tagataustal meil on Eesti 2035, meil on digiühiskonna arengukava, aga et meil ei olnud sellist toetavat nii-öelda kava siis meie tegemistele ka. Siis Trinidad tuli meil appi. Võtsime kokku erinevad inimesed, siis kes neid sündmusteenuseid meil teevad. Meil on hästi suured tiimid üle asutuste ja hakkasime siis mõtlema, et kuidas me siis seda või mis see nagu valu on, et meil oli päris mitu töötuba kõigepealt seda, et kuhu me oleme jõudnud, mis probleemi me üldse lahendame ja siis pärast seda teises töötoas, et kuhu me siis nagu jõuda tahame ja hakkasimegi siis jõudsime selleni, et kus me siis 2030 tahame olla ja hakkasime sealt siis niimoodi aastakaupa nagu tagasi poole võtma. Selles aastas tuli väga palju plaane. Ja siin ka mõned näited siis sellest, et mis siis teenusejuhid ise ütlesid või arvasid ja et kuidas seda kõike siis võimestada, kuidas ikkagi jõuda asutuste tippjuhtideni, et see vaene projektijuht ei oleks üksi seal ja ei toimetaks nende teemadega, kuidas üleriigiliselt, kuidas nendesse erinevatesse ministeeriumite arengukavadesse jõuda, et selline suur valu ja mure natukene sellega tegelikult siiamaani on. Kuidas siis jõuda? Jah, on ju. Et vaikselt jõuame ja sõuame. Siis kaardistatud saigi olukord, kuhu jõuda tahame ja siis see teekaart ja tegelikult ka juhtimismudel, millega hetkel siis ka üleriigiliselt siis toimetatakse. Aga me saime juba 2020 aru, et ega me sinna proaktiivsete teenusteni kuidagi niiviisi ühe hüppega ei jõua ja siis me lõime siis, ütleme siis nagu koos Nortali ja võtsime nii-öelda Schnittiga Suurbritanniast, et seal olid loodud sellised nagu küpsustasemed sündmusteenustele, et erinevatel tasemetel, et kuidas me siis liikuda saaksime, et proaktiivsus vajab ikkagi toetavat õigusruumi, et sinna kui meil ei ole üldse kontseptsiooni, me ei saa kohe sinna jõuda, et jah, me saame luua erinevaid proaktiivseid teenuseid, näiteks kui meil on ka praegu, ütleme, perehüvitised
aga me ei saa niiviisi kohe kõike ära lahendada. Ja siis tekkiski selline küpsustasemete kontseptsioon, et hetkel on niiviisi saadakse kokku nii-öelda teenuse algatamine, siis on meil, osad teenused on meil hetkel infoteenustena, et me kogume need nii-öelda kogumid kokku, et kust teenus algab, kust teenus lõpeb ja mida me saame siis veel inimesele pakkuda, ütleme näiteks lahutuse teenus. Sellest nüüd selle aasta, eelmise aasta siis lõpust sai siis nii-öelda lahutuse avalduse esitamine paberilt digitaalseks ja mida me siis Eesti eesse, kui sellesse teabeväravasse juurde tõime, oligi tegelikult kogu vara jagamise küsimused ja ka laste küsimused, et tegelikult see lahutus ei alga sul sellest, et sa selle avalduse teed, vaid tegelikult on see juba palju varasem planeerimine, et millega kõigega sa arvestama pead. Et kuidas me neid suuri kogumeid siis kokku toome, mida selles protsessis lihtsustada inimese jaoks ja kuidas see kõik siis olema peaks. Mõned teenused on meil siis tasemel 2 ka. Hetkel ütleme siis vähemalt üks teenus on siis abieluteenus, et kui sa oled abieluavalduse ära esitanud, siis sa näed ka seda, et kas sul partner on öelnud juba vastu võtnud selle või et mis seisus kogu sul see menetlus siis seal on ja seda näeb Eesti ees. Et sellise töölaua sinna tekitada tahame, et sa näed kõiki enda selliseid käimas olevaid siis sündmusi ühel töölaual, sest et seda infot tegelikult, millega sa kogu aeg igapäevaselt ju arvestama pead, on väga palju, sul on mingisugused lapsed käivad koolis, sul on stuudiumid ja liisid, sul on oma tööasjad, terviseportaal terviseasjadeks ja siis Eesti e-portaal, kas siis ütleme desktopil või siis nüüd juba riigiäpis. Et siis sellisteks riigiga, ütleme siis asjaajamisteks, et sul on su kohustused, sul on su võimalused ja seal kirjas ja sa ei ole nagu lost kõigest selles. See meie tase 3 on siis see suur unistus, millesse me ütleme siis kogu sündmusteenustega veel jõudnud ei ole, üksikute teenustega oleme. Näiteks, mis me ära tegime siis lapse saamise teekonnal, täpselt see, et seal on väga paljud teenused juba ütleme proaktiivselt, laps saab sündides isikukoodi, laps saab perearsti, siis naine saab või lapsevanem saab selle sotsiaaltoetuste pakkumuse. Aga seal oli see probleem, mis analüüsist välja tuli, et oli hästi palju informatsiooni, hästi segane oli see informatsioon ja siis me tegime sellise ajajoone, et millal sa tegema siis pead ja siis, et oleks kuidagi nagu lihtsam seda kõike hallata. Ja selle aasta lõpuks 2 kõige uuemat, mis meil valmis saavad, on siis nime muutmine, mis kuulub küll abielu ja lahutuse juurde, aga tegelikult on ka nime muuta, sa saad oma lapsel näiteks. Et see on ka selline elusündmus, pluss siis sellises riigi hetkeolukorras oleme siis mõelnud ka vabatahtlikuks saamise teenusele, et siis kõik need võimalused on kokku toodud, et olenevalt vabatahtlik pääste või kuidas, mis need võimalused sinu jaoks on, kui sa tahad panustada sellesse. Mida me veel oleme ära teinud, ilma milleta tegelikult ei olegi võimalik üldse neid teenuseid tuua, on selline teenuse loomise siis sisseelamise või selline programm, mis on samamoodi meil üles ehitatud, nagu Eesti ees on sündmusteenused, siis samamoodi niiviisi sammuda ka haaval, et mida teha selleks, et kui sa oled huvitatud, et minu teenus tegelikult kas on üks osa mingist sündmusteenusest või ta olekski eraldi sellise teenus, aga tahaks infot saada, et kuidas ma siis saan seda asja kõik looma hakata, et mis mul selleks vaja on, kelle ma siis pean kokku kutsuma, siis oleme loonud sellise infomaterjali, kust saaks liikuda, mis on kontaktid, milliseid töötube teha, et kuidas siis edasi toimetada, sellepärast et inimesi on just digis 2 ja Riias ka tooteomanikke seal mõned, et ei jõua lihtsalt kõiki niiviisi nii-öelda onboardida, et on vaja sellist materjali, mis oleks kõik ühes kohas, et saaksime laiemalt nii-öelda tuttavaks ja seda oleme ka testinud teenusjuhtide peale, see on hästi vajalik ja seda arendame edasi, et just, et kuidas saada siis selleks nii infoteenuseks, kui siis edasi liikuda nendele järgmistele küpsustasemetele. Siis eelmisel aastal sai valmis ka elusündmusteenuste rakendamise mõjuhindamine, mis siis sai tehtud Tartu Ülikooli ja Nortaliga koos töös.
et mis see mõju siis nendel sündmusteenustel on ja tegelikult seal oli hästi palju dimensioone, majanduslik, ütleme siis sotsiaalne, selline maine ja erinevad tasandid ja iga sündmusteenuse puhul me seda hetkel ei arvutanud, piloodis olid meil jah abielu ja Eestis kohanemise teenus siis uussisserändajatele ja oleme siis ise veel katsetanud lähedase surmateenuse peale, et kuidas see siis mõjutab, et kas see siis on mõistlik teha neid sündmusteenuseid kogumina ja kogumõjuna nad on ikkagi positiivsed, jah, keskkonnamõju oli küll negatiivne. Ja mis meil veel siis toimiv võrgustik ja koolitusprogrammid ka käivad siis teenusejuhtidele, et me seda kontseptsiooni siis kogu aeg niimoodi laiendame ja proovime kuidagi veel rohkem jõuda sinnamaani, et me neid teenuseid loome ja just see, ütleme siis see ametnike mindshift on see, mida me oleme oodanud ja mis vaikselt juba toimub, et ütleme näiteks pensioniteenuse puhul ma ikka tavaks nii-öelda tuua see välja, et pensioniteenuse juht või see üks tiimiliige ütles ka, et tegelikult ta teab pensionist kõike, et mida seal ei ole midagi keerulist. Ja pärast seda, kui ta neid ise oli nendel intervjuude juures, siis ta sai aru, et tegelikult hetkel ütleme 20-25-aastased, 45-aastased ja 50, kõik on täiesti soovivad erinevat lähenemist, mõtlevad erinevalt sellest pensionist ja nii-öelda tema silmad avanesid, et tegelikult on sellel sündmusteenusel kontseptsioonina või sellise, ütleme, sammude jadana ikkagi suur väärtus. Mis see meie siis visioon ongi see, et riik on siis, kui sa vajad ja selles kanalis siis, kus sa seda eelistad, et tegelikult päris palju on liikunud erinevaid teenuseid ju meil riigi äppi ja tõenäoliselt selle aasta lõpuks saavad isikut tõendavad dokumendid ka nii-öelda legaalseks seal, et neid juba saab seal nii-öelda näidata, esitada ja nendest on tegelikult juba suur kasu, et kui sa seda eelistad selles kanalis, millega peame tööd tegema, on muidugi kommunikatsioon, et viimasel ajal siin kuskilt väga palju sellist infi, et riigi äpist tegelikult ei teata. Ja mis on siis selleks edasiseks vaja meil paika saada, on ikkagi suur probleem on meil ikkagi rahastus, tehnoloogiline visioon ja toetav selline õigusruum. Et meil on siin erinevaid mõtteid olnud, siin ütleme sellist riigiülese orkestreerimise ja X-ruumside või sõnumiruumide kontseptsioone, aga hetkel sellega tuleb viia läbi pigem ütleme äriline vajadus, et kuidas me sellega liigume ja siis, et võib-olla hoopis kasutada natukene seda tehisaru ära ja natukene seda erinevaid bürokraate, et ta seda infot paremini nii-öelda esitaks, et tehnoloogia ei lahenda kõiki probleeme. Ja tegelikult oleme liikunud natukene ka sellest elusündmuste nimetusest, kuna see on nagu raske mõista, tihti siis pigem sellise tervikteenuse kontseptsioonini ja et see ongi selline üks või selline riigi teenuste osutamise viis, mitte et see on midagi nüüd erilist, teistsugust, et me võtamegi need teenused siis nii-öelda kokku. Meil on erinevad teenuste kataloogid, et mis on siis elusündmusteenused, mis on seal siis osateenustena ja kuidas see kõik siis kokku jookseb, et osad teenused ilmselt ei saagi kunagi, ei ole sellised nii-öelda suured tervikteenused, vaid ongi sellised pisemad. Ja mida siis pidepunktiks kindlasti võtta ja ütleme meeles pidada, on siis erinev või mida me peaksime siis liikuma kuhu suunas, ongi seda erinevaid ligipääsetavuse ütleme nõuded kindlasti, et me saaksime andmepõhiseid otsuseid teha, selleks tuleb andmed korda saada, nende esitamine, me oleme kasutusele võtnud andmenõusoleku teenuse, sellepärast et üldse saaks pakkuda neid teenuseid. Siis mida ei tohi ära unustada, et see ei ole ainult nii-öelda kanalite, et see ei ole ainult see, et need teenused on kuidagi äpis või need teenused on sul seal Eesti ees, et me ei saa ära unustada ka seda nii-öelda emotsionaalset kogemust, et selline teenuse disaini
ja kasutajakogemuse pakkumine avalikus sektoris on tegelikult meil ikka veel väga-väga nõrk. Et erasektorilt on palju õppida, et see on selline tihti, mida siis ütleme kõrgemal või need otsustaja pooled siis kuidagi sellesse finantse väga ei taha suunata, ütleme siis nii, et erasektor on sellest jah, nagu ütleme paremini võib-olla aru saanud, et kuhu peaks liikuma ja toimetama, et aga avalikus sektoris on natukene keerulisem disainisüsteemide ja kogu selle, ja et ainult ka disainisüsteemi lahenda kõiki probleeme ära, vaid kogu see kontseptsioon peaks olema natukene kliendi vajadustest siis rohkem võib-olla lähtuv ja pakkuma ka sellist emotsiooni. Siin on veel selline väike kribu teekaart, mida tegelikult võib-olla väga näha ei ole, aga 2025 on selline suur aasta, pool sellest on varsti muidugi läbi, aga kuna hetkel on tegelikult palju segadust ka koalitsioonileppega, et siis kuidas sellega toimetada, siis mis see meie plaan on ikkagi liikuda personaalse ja proaktiivse nii-öelda töölauani seal Eesti ees ja siis RIA-äppi samamoodi ikkagi tuua kõik sündmusteenused ja kõik see kontseptsioon siis sinna ka järgmise aasta lõpuks. Mis siin kindlasti veel lahendada ja mis on suur potentsiaal, on tegelikult selline koostöö siis kohalike omavalitsustega, et seal on hästi palju selliseid toetusi ja kohustusi, mida inimesel tuleb täita, aga tegelikult hetkel kõike me seda ju Eesti ees riigiteenustena ei ole toonud, et siis järgmiseks sammuks oleks koostöö siis kohalike omavalitsustega, näiteks lähedase surma puhul on meil ka just analüüs läbi viidud, et mis seal need kohad oleks siis, et mida me saaks siis nagu edasi inimesele pakkuda, ongi üks, et matusetoetust saaks siis pakkuda ütleme siis keskselt ja ka proaktiivselt. Ja mida teha kindlasti, mis on ka hetkel toimumas, on koostöö siis erasektoriga. Et seda arengupaberit olen ka näinud, et tegelikult me liigume sinna poole, et laseks võib-olla rohkem erasektoril asju ära teha, mida riik võib-olla peaks tegema ja just see COVID-e pool siis ka. Ja tööd ja toimetamisi on päris palju, et jõuda siis 2030 sinna, et teenuste osutamine on lihtne, toimivad nii erasektoriga, toimivad kohalikes omavalitsuste teenustega ja tegelikult, et see haldusjuhtimis- ja koostöömudel oleks ka paigas, siis ütleme, et kõik praegu on hästi selline loomise järgus, mulle tundub, et selline uue hüppe valguses, et see toimumas ka hetkel jälle üle asutust, et kuidas seda IKT juhtimist üldse ümber vaadata, et kuidas seda keskselt ka siis natukene koordineerida läbi ei saagi öelda, andmemääruse projekti ei tule praegu meelde. Et seda me proovime siis korrastada ja pikisilmi ootame ka uut asekantslerit, et saaksime nii-öelda paremini seda sammu sättida, et natukene seal digiriigis meil selline nukram seis. Nii, aga siin jah, väike selline pilt veel sellest, et kuidas me neid teenuseid siis loome, et meil on teenuseomanikud RIA ja Justiits- ja Digiministeerium tegelikult hästi suured tiimid koostöös toimetamas. Ütleme kõik kokku 50+ inimest, 100. Ongi kõik. Suur aitäh Ingridile!